Liikuma kutsuv kool sündis vajadusest. Õpetajad, koolijuhid ja ka lapsevanemad pöördusid lihtsalt järjest Tartu Ülikooli liikumislaborisse murega, et lapsed liiguvad liiga vähe. Ja tõesti ka meie uuringud näitasid, et piisavalt liigub ainult ikka 4. Eesti laps. Tänapäevased eluviisid, autosõidud, ekraanid lihtsalt soodustavad istumist aktiivse mängu ja loomuliku liikumise asemel. Ja siin on koolidel ja haridusinnovatsioonil kindlasti väga suur roll, nad saavad tulla appi. Liikuma kutsuva kooli programmiga alustasime 2016. aastal ja sel programmil on mitmed kesksed põhimõtted. Esiteks, liikumine ei peaks olema mingi ekstra pingutus, selline ühekordne, et teen hambad ristis ära vaid midagi sellist, mida saab siduda igapäevaste tegevustega. No näiteks see, et kuidas õpetajad annavad tundi või kuidas lapsed veedavad vahetunni aega. Ja see eesmärk ongi selles, et see muutuks normaalsuseks. Väga oluline põhimõte on, et iga kool on oma programmi ekspert. Iga kool tunneb enda võimalusi ja väljakutseid kindlasti kõige paremini. Ja kool otsustab seetõttu ka ise oma prioriteedid ja edenemise tempo. Ja koolis tegelikult aitavad liikumisele kaasa kõik, ka valvelauatädi ja koristaja. Ja seetõttu programm peaks jõudma kõigini ja ideaalis sündima ka koosloomes. Üldse võiks kaasata erinevaid osapooli ja teha maksimaalselt koostööd. Ka näiteks kohalik omavalitsus saab väga palju kaasa aidata. Samuti võivad olla abiks vabaühendused või teised algatused. Oma programmis püüame me pidevalt jälgida, mis muutuste puhul toimib ja mis mitte ja nendest kogemustest õppida. Ehk siis oleme nii-öelda tõenditeadlikud. Ja sellest teadmisest lähtuvalt pakume Tartu Ülikooli poolt siis ka praktilisi koolitusi, tööriistu. Samuti toetame seda, et koolidest moodustuks võrgustik, kus saab siis vastastikku kogemusi jagada, inspireerida ja inspireeruda. Praeguseks on osalevad koolid teinud läbi terve hulga ja väga olulisi muudatusi. Näiteks on koolides päevakava muudetud nii, et tundide vahele mahuvad pikemad vahetunnid, mida saab veeta aktiivselt, kas näiteks minna õue, mängida, jalutada. Tehakse ka paaristunde, et koolipäev seetõttu nende pikemate vahetundide tõttu ei pikeneks. Paljud õpetajad on omaks võtnud liikumispausid ja aktiivsemad õpetamismeetodid. Koolide traditsioonilised üritused on aktiivsemad, liikumine saab lisada kas või lapsevanemate koosolekule ja võimalusi on siin tõesti palju. Liikumisvõimalusi on oluline silmas pidada ka näiteks koolide renoveerimisel ja uute ehitamisel. Paljude koolide uued aktiivsed õuealad on avatud kogukonnale ja pakuvad tegevust kõigile. Koolide huvi programmiga liitumisel ja koolitustel osalemise vastu on olnud väga suur. Oleme 2020. aastaks jõudnud 110 koolini, mis on umbes 5% kõigist Eesti üldhariduskoolidest. Ja meie visioon on, et kõigil Eesti õpilastel peab olema võimalus õppida liikuma kutsuvas koolis.